Sõõrikukohvik nimega Krispy Kreme sai alguse ligi 90 aastat tagasi USAs. Nüüd aga toob Apollo Group selle Eestissegi. Mille põhjal selline otsus langetati? Vaatasime erinevad variantid, ütles, et Krispy Kreme on see asi tegelikult, mis nagu töötab ja noortele meeldib ja tõesti on hea. Ja selle pealt hakkasime siis nädalda natuke asju ja me maitsesime väga erinevaid asju ja erinevaid tooteid ja jäime selle peale pidama ja siis juba hakkasid läbirääkimised ja nüüd tegelikult 1,5 aastat hiljem siis tõesti me selle lepingu allkirjastasime ja pigem see Krispy Kreme'i tugevus on tõesti, et ta on nagu aastakümnete vältel ikkagi juba väga pika ajalooga tuntud bränd ja tõesti ta on selline mõnus, magus suutäis. Esimene kohvik avatakse Tallinna kesklinnas. Täpne asukoht ja kuupäev selgub lähikuudel. Millised on aga inimeste muljed? Ma arvan, et see on sama asi, mis nagu Subwayga, et lihtsalt tuua inimesi ostma rohkem asju ja sööma rohkem asju, mida neil võib-olla vaja ei ole. Mulle meeldib see kontseptsioon, ma arvan, ma siis tuleks kliendiks, kui ta on lahti. Ma olen 3 aastat tegelenud sellega, et näha kena ja sale välja ja ma ei söö neid asju. Aga vahepeal saab ikka lubada ju. Kui sa oled nii vana kui mina, siis ei saa. Kõlab huvitavalt, et Eestis praegu midagi sellist minu teada ei ole. Et ma arvan, et nagu nõudlust sellisele asjale oleks. Et hakkaksid ise käima näiteks? No ma ei tea, oleneb mis hinnaklass on ja kas maitseb hästi. Vendelini sõnul on väiksemad riigid suurfirmade jaoks tihtilugu riskantne investeering. Kui keeruline on välismaiseid brände Eestisse meelitada? Kindlasti ei ole ta lihtne, eks ju, et meie turg on ju suht killustunud, eks ju, meil on väike turg ikkagi, 3 erinevat riiki, kõik nii edasi, ega tänasel päeval kindlasti poliitiline situatsioon ei tee asja lihtsamaks ja kõik nii edasi. Et kindlasti see ei ole lihtne, aga meil on need kogemused olemas, eks ju, et meil ju frantsiisi ettevõtetest on nii Vapiano kui KFC, eks ju, ja töötavad edukalt, nii et ses mõttes jah, saime hakkama ja ühine arusaam meil Krispy Kreme'i kontoriga tekkis suht kiiresti ja just see laienemise võimalus ka väljaspool Baltikuma. Kuidas teile tundub, mis brände veel Eestis puudu on? Võib-olla mingid riidebrände, söögibrände? Ma arvan pigem riidebrände. Söögi on päris piisav, ma arvan, aga riidebrändi isegi luksuslikku võiks rohkem olla, kuna meil on täitsa suur puudu luksuslikku brändi ja kõik lähevad kuskil välismaale ja seal kõik ostavad, jah. Ma ütlen Chanelid, Louis Vuittonid, Gucci'd, kõik need, mis praegu on päris populaarsed maailmas ja on olemas nii nagu Soomes, Rootsis, Norras, isegi Lätis on palju rohkem neid. Meil lihtsalt on puudu ja ma arvan, praegu on õige aeg. Ma ei jälgi brände nii, ma ei oskaks öelda, et mis oleks hea või mis võiks tulla. Ei tunne puudust ühesõnaga? Ei. Kui midagi, siis natuke liiga palju minu jaoks. Sephora, mida Eestis ei ole. Et see võiks tulla? Jah. Aga miks? Jaa, tore. Et kui välismaale satute, siis kindlasti käite seal ära? Jah, täpselt. Ja Starbucks on hea mõte. Aga miks just Starbucks? Meil on ainult kafeiin. Ja mingi blender. Aga Starbucks on väga populaarne. Et see võiks kindlasti olla Eestis? Jah. Praegu ei tule midagi, et päris palju on tulnud juba ja ei tunne millestki otseselt puudust. Aga kui välismaal käid näiteks, siis on ju ikka mingid kohad, mis näed, seda Eestis ei ole, mingi Starbucks, Taco Bell näiteks. Taco Bellis olen Soomes käinud, see on päris hea ja et see võiks tulla võib-olla.